Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerulli poliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Tere tulemast vaatama saadet Otse uudistemajast. Mina olen saatejuht Randvar Samost ning koos minuga on järgmise poole tunni jooksul siin Tööandjate Keskliidu juht Hando Sutter. Tere! Tere päevast! Ja üldiselt on meil plaanis rääkida nendest ettepanekutest, mida ettevõtjad sel nädalal on valitsusele esitanud ja mida valitsus juba järgmisel nädalal arutama hakkab, mida on tõesti massiivselt palju ja mis hõlmavad väga erinevaid ettevõtjate elu keeruliseks tegevaid valdkondi ja ühtlasi ka võivad olla põhjuseks, miks Eesti majanduskasv kuidagi taastuda ei taha. Ehk siis see bürokraatia võib olla põhjuseks. Aga ma kasutan võimalust, et Hando Sutter on ka endine Eesti Energia juhatuse esimees ja Nord Pooli regiooni juht ja alustaks lühidalt kõigepealt nendest elektriteemalistest uudistest, mis siin viimase paari päeva jooksul on meieni jõudnud, et kõigepealt see ajaloolise ulatusega elektrikatkestus Hispaanias, Prantsusmaal ja Portugalis, mis nädala alguses juhtus, et kui te nüüd vaatate seda professionaalse elektrituru asjatundjana ja ka elektrisüsteemi asjatundjana, mis seal siis nagu juhtus, kui mitte hakata otsima vastuseid stiilis, et oli atmosfääri nähtus see või et kuskil oli küberrünnak, et need kõik võisid olla mingiks päästikuks, aga mis tegelikult juhtus? No ega vist päris täpselt ei tea seda täna mitte keegi ja kui keegi ütleb, et ta teab, seda ilmselt valetab, et ma loodan, et me saame teada, aga mõned järeldused siiski saab teha, et punkt 1, et me saime teada, kui oluline on elekter ühiskonnas. Ehk kui me lahendame elektri tuleviku ülesannet, siis lisaks keskkonna jalajäljele tuleb meil jätkuvalt väga-väga tõsiselt võtta varustuskindlust ja meil tuleb võtta ka taskukohast hinda, nii et see on alati kolmedimensionaalne see ülesanne, seda tuleb meeles pidada, et see on saanud nüüd väga sellise elulise kinnituse. Ja teine asi, mis me ikkagi teada saime ja mida meile füüsikatunnis on õpetatud, et vahelduvvoolusüsteem töötab 50 hertsiga, mis tähendab seda, et elektrisüsteemi toimimiseks pakkumine ja siis tarbimine nõudlus peavad olema absoluutselt tasakaalus kogu aeg. Ja kui see tasakaal läheb mingist piirist välja, mis on üsna kitsas, siis tagajärjed võivad olla väga fataalsed. Ja mis on ka meeldetuletus, et juhitamatud elektritootmisvõimsused ja nende kiire lisandumine süsteemi ei tee sageduse juhtimist lihtsamaks, mis on ka kindlasti üks oluline aspekt selle Hispaania, Portugali äparduse juures, et seal erinevatel andmetel siis oli päikeseenergia hulk sellel hetkel, kui see katkestus juhtus süsteemis selline 50–65%, mis on väga-väga palju. Ja kui me siin vaatame, ma ei tea, viimast päikesepaistelist nädalavahetust Balti süsteemis, et ega me palju maha ei jää, et selles mõttes tasub selle peale tõsiselt mõelda. No võib-olla siin veel seda koolifüüsikat selgitades, et see tasakaal tootmise ja tarbimise vahel selle juures üks oluline element on ka selle süsteemi inerts, sest et väga suur osa traditsioonidest elektritootmisest, olgu ta siis, ma ei tea, tuumaenergia, fossiilenergia, ma ei oska öelda, hüdroturbiinid, eeldab seda, et kuskil on mingi pöörlev, raske, väga massiivne element, turbiin,
millel on oma selline nii-öelda inerts, et ta ei lähe kohe käima, aga ta ei jää kohe seisma. Ja see on siis see nii-öelda loomulik asjaolu, mis seda süsteemi tasakaalu ja seda sagedust nagu hoiab. Aga päikese või tuuleelektri puhul sellist elementi seal süsteemis üleüldse ei ole. Ja täpselt nii ongi, et meil võib-olla need sageduskompensaatorid, millest on räägitud ja võib-olla kellelgi on kõrva jäänud, et see põhimõtteliselt ongi see suur hooratas, et mis siis käib ja aitab süsteemis seda inertsi hoida, kui on vähe nii-öelda pöörlevaid elektrijaamasid, ta tekitab kunstlikult seda inertsi, neid on Balti riikides ka päris mitu tükki, aga nad aitavad mingi piirini ja sealt edasi ikka võib olla probleem, nii et tõesti selle elektrisüsteemi juhtimine kui selline saab olema päris paras väljakutse tegelikult igal pool, kus taastuvenergia hulk ületab mingi piiri. Et ühesõnaga, kui midagi õppida sellest Hispaania, õnneks vist ilma olulisemate traagilistemate tagajärgedeta lõppenud elektrikatkestus, siis seda, et mida rohkem on elektrisüsteemis seda tasakaalustamatut elementi, mitte juhitavat tootmisvõimsust nagu päike ja tuul, seda suurem on tõenäosus, et mingisuguse väiksema nagu tõrke puhul see süsteem kukub kokku ja automaatseadmed hakkavad lihtsalt ükshaaval tootmistarbimist välja lülitama. Põhimõtteliselt küll, jah, et kui me mõtleme kunagise aja peale, kus Eesti Elekter tuli Narva elektrijaamadest, mis oli nagu nii-öelda Eleringi või siis süsteemioperaatori puldist oli juhitav, siis seda süsteemi oli päris lihtne üleval hoida, aga täna on Eestis, ma arvan, selline ligi 25 000 elektritootjat erineva suurusega, erinevates lokatsioonides, suur osa neist on nii-öelda mitte juhitavad ehk siis ilmast sõltuvad ja keegi peab ikka meie sageduse tagama, et me tuled põleksid ja varustusvindus oleks tagatud. Majanduskasvust ja energeetikast veel rääkides siin, ma arvan, et tegelikult samasuguse üllatusena kahjuks, aga siin lokaalselt Eestis ja Baltikumis oleme nüüd viimaste nädalate jooksul teada saanud, et see sagedus, seesama elektrisagedus, selle nii-öelda hoidmise teenuse turg, see on erakordselt kuidagi ennustamatu ja kaootiline, et see käivitus meil sisuliselt pärast Venemaa elektrisüsteemist lahti ühendamist ja olid ootused, et sellega tekib mingisugune lisakulu, siit räägiti 60 miljonist eurost aastas Eleringi poolt ja Kliimaministeeriumi poolt, aga nüüd tegelikkus esimese pooleteise kuu jooksul on osutunud selliseks, et need kulud on mitmetes kordades suuremad kui oodati, et see suurem osa sellest aastaks planeeritud kulust on võib-olla juba Eleringil ära tehtud tänaseks ja teiseks need kõikumised päevast päeva, ka päevasiseselt, ma saan aru, on erakordselt suure amplituudiga, et see otsus mõttes räägitakse 100-kordsetest kõikumistest, sellelt nagu nullist põhimõtteliselt kuni siis selle ülemise piirhinnani, milleks on 4000 eurot megavatt-tunni eest, et see on ju põhimõtteliselt kogu ühiskonnale nagu erakordselt halb uudis, aga eriti just ettevõtjatele, kelle sisendhindadest elektri arvele lisaks selle elektritarbimise võrgutasu moodustab tihti väga olulise osa. Ja seda lugu kõrvalt vaadates tuleb mulle üks vanaisa räägitud nali õndsast nõukogude ajast meelde, kus ta ütles, et kui ta poest küsis, et miks te suitsuvorsti ei ole, siis poemüüja vastas, et ei ole sellepärast, et nõudlust ei ole. See meenutab umbes samamoodi, et kui me nüüd läksime, desünkroniseerisime Venemaast ja tekkis meeletu nõudlus nii-öelda paindlikkuse järgi süsteemis, et seda sama sagedust Parnaksis hoida ja turg käivitus samal päeval. Ja kui keegi arvas, et esimesel päeval, kui turg käima läheb, et siis turg toimib, see kindlasti nii ei ole. Et ma ise tegin ettepaneku, ma arvaks 4-5 aastat enne desünkroniseerimist, et seda turgu tuleks hakata jupphaaval avama, et turuosalised saaks hakata harjutama oma tehnilisi võimekusi vaatama, et see turg saaks korralikult toimima. Tegelikult see avamine võttiski nii kaua aega, et ta sai täpselt samal päeval kui vaja, sai avatud ja tulemus on see, et turul ei ole piisavalt pakkujaid, alles harjutatakse, õpitakse, see tuleb kõik väga-väga suure hinnaga elektritarbijatele ja siin on, kui alguses arvati, et see on 60 miljonit aastas, siis täna räägitakse, et see võib olla 2 korda, võib-olla isegi rohkem suurem ja see omakorda tähendab sellist 15 pluss eurot megavatt-tunni kohta lisakulu igale elektritarbijale Eestis. Omakorda meie konkurentsivõime. Megavatt-tunni hind on siin aasta keskmisena mingi 80-90, eks ju, siis sinna panna veel täiendavalt võrgutasu sisse 15 juurde, et see on sellest elektri hinnast mingisugune, mis ta on 6. või? Ja meil on täna ausalt öeldes see Eleringi poolt veetav debatt fokusseerib põhiliselt sellele, kuidas seda kulu peita eri ridade vahel.
aga ma arvan, selle ei ole mõtet, sellepärast, et see igal juhul jõuab tarbijale, ükskõik kuda pidi me läheme, võime minna mõistlikumat, ebamõistlikumat teed, et me pigem peaks ikkagi väga selgelt mõtlema, et miks see nii läks ja mida me teha saame, et seda kulu allapoole tuua. Aga oskate te pakkuda, mida teha saaks üldse, sest et mul on jäänud mulje, et ega väga palju ei olegi kiiresti vähemasti võimalik midagi ette võtta nüüd. Mida saab teha, et me ikkagi saaks vaadata kõik nii-öelda paindlikkusvõimekusega tehnilised vahendid Eestis ja tegelikult kogu Baltikumis, see on nagu Balti probleem ja teha siis kõik, et nad tõesti sinna turule jõuaks ja võib-olla panna sinna mingid täiendavad veel lisastiimuleid, mis on nii-öelda ühiskonna või siis kogu kulu mõttes väga mõistlikud praegult, et tuua see paindlikkus ikkagi sinna turule. Mida see täpsemalt tähendaks? See tähendab näiteks seda, et kui mõni üksus, mille tehniliselt on võimekus sinna pakkumist teha, täna seal miskipärast veel ei osale. Keskkonnanõuete tõttu? Kas see või mõni tehniline nõue või mõni bürokraatia või veel midagi või ka rumalus, eks ole, et siis tuleks seda lihtsalt kaasa aidata. Et ma arvan, et see on see, mida saab kiiresti teha ja siin peaks olema nagu, mõtlema nüüd karbist välja, hästi kiiresti tegutsema. On teil mingi arusaam, et kas Eestis on kuskil mingisugune selline märkimisväärne tootmisseade, mis praegu mingi eelpool loetletud põhjusel ei ole turul? Ma arvan, et kõik tööstusliku skaala päikesepargid näiteks võiks seal olla. Osa neist kindlasti on ka, aga mitte kõik, kaugeltki mitte kõik. Miks nad ei ole siis? Täpselt ei ole uuringut teinud, aga võivad olla põhjused alates natuke teadmatusest, tehnilised võimekused, bürokraatia ja veel mõned asjad, nii et... Aga päikesepark on ise samas selline nagu raskesti prognoositav, eks ju? Jah, aga päikeseparki alla reguleerida on ära ütlemata lihtne. Üles reguleerida palju keerulisem. Aga kas meil on kuskil mingisuguseid nii-öelda traditsioonilisi juhitavaid tootmisvõimsusi, kas Eestis, Lätis või Leedus, mis mingit, ma ei oska öelda, bürokraatlike keskkonna või muude nõudete tõttu ei pääse sinna turule? Olen kuulnud jällegi, et ei tea, ei ole ise üle kontrollinud, et näiteks Läti hüdrojaamad on olnud suhteliselt passiivsed sellel turul, mis võiks olla nagu selline esimene jõud, kes seal on, seda peaks kontrollima ja vaatama ja kindlasti suhtlema Läti kolleegidega, et miks nad seal ei ole. Et need on suure võimsusega päris kiiresti reguleeritavad üksused ja ütleme, et meil on tulemas kõvasti akusalvesteid ka Eestis päris suuri turule, eks ole, siin lähiaegadel, et vaatama, et nad kohe, kui nad ikkagi turule tulevad, oleks aktiivsed ka siis sagedusturul. Aga lähme nüüd selle majanduskasvu nõukoja ja ettevõtjate valitsusele tehtavate ettepanekute, bürokraatiat vähendavate ettepanekute juurde, et esmaspäeval oli siis esimene selline sisulisem ettepanekute üleandmine. Vaatasin neid ettepanekuid, mis olid siin grupeeritud siis erinevatesse teemagruppidesse ja põhimõtteliselt võiks öelda, et kõik on väga loogiline, planeeringud, aruandlus, järelevalve ja kõikvõimalikud muud nõuded ja regulatsioonid ja reeglid ja ma ei tea, mis keelud ja käsud, eks ju. Aga natukene võib-olla kõige minu jaoks ikkagi üllatuslikum lugeda siit seda, planeeringud on nagu see kõige suurem või olulisem valdkond, et te olete neid ettepanekuid nagu tervikuna kogumis näinud, et kas nii oligi siis? Ja ma võib-olla selle mehhanismi korraks selgitan ära, et kõigil oleks selge, et kuidas need sinna kokku tulid ja mis neist saab, et tõesti see oli selline, see oli otsus, see on peaministri nõukoda, see oli peaministri või valitsuse otsus, et sinna saavad siis kõik põhimõtteliselt teha otse oma ettepanekuid. Ja tõesti väga palju seda võimalust kasutasid, sinna tuli, ütleme, osaühingu X nimel tuli ettepanek ja nii edasi, ma arvan, et äge võimalus ja tore, et seda paljud kasutasid, aga tööandjad tegid sellise oma korja, mis tegelikult algas ennem kui valitsuse ideede korja ja meie tegelikult koostöös siis Sorane vabatahtlike inimestega ka natukene käisime sealt nagu rehaga üle, et need korduvad ettepanekud me konsolideerisime, süstematiseerisime, võib-olla mõned mured tõlkisime tegevusteks ja andsime talle sellise hoomatama vormi. Ja tõsi, seda veel valideeris ka meie majanduse töörühm ja seal siis mõned asjad, mis selgelt konsensuslikult meie poolt ei oleks saanud välja minna, näiteks, et ärme maksame sotsiaalmaksu või midagi sellist, ja siis mõned, kus oli vaja veel täpsustada
tutvustada, et selgitada, mida ettepaneku tegija selle ettepanekuga mõtles. Me tõstsime kõrvale ja kokku me saime siis 167 ettepanekut, mis tegelikult selle üldlistis veel ei ja ma tahtsingi öelda, et siin tegelikult, kui minna selle sama Riigikantselei poolt koostatud majanduskasvu nõukoja koduleheküljele siis siin on hetkel 296 ettepanekut, mis on väga seinast seina, siin on kõike nagu, et põhimõtteliselt üksikutest detailsetest asjadest kuni väga laiaulatuslik ettepanekuteni. Teie neid ettepanekuid siin listis hetkel veel ei sisaldu. Nad selle nädala jõuavad, nii et ja sealt on võimalik siis sorteerida ka ettepaneku tegija järgi, et kui tööandjate keskliit panna, sealt tulevad meie ettepanekud eraldi välja, et see vorm juba töötab, aga lihtsalt tempo on meeletud, nad jõuavad see nädal sinna. Aga nüüd edasi jah, ja nii esitas ka näiteks Kaubandus-Tööstuskoda ja siin veel mõned nii-öelda siis erialaliidud ja otse, et mis nüüd siis edasi saab, et see sama nõukoda hakkab siis jupphaaval võtma neid ettepanekuid ette ja otsustama, millised nendest suunata edasi valitsuse töölauale. Et seda tööd me tegime siis esmaspäeval ja esmaspäeval me otsustasime siis edasi saata umbes 30 ettepanekut sellest listist ja tõsi, planeeringud oli üks nendest esimest planeeringud on saanud väga palju siis erineva nurga alt ettepanekuid erinevate organisatsioonidelt, ka tööandjate keskliidult ja planeeringud on Eestis väga suur probleem, tõsi. Seda on isegi mõnevõrra nagu ootamatu kuulda, sest et mina eelnevalt mõeldes nende ettevõtjate poolt välja toodud kitsaskohtade peale oletasin, et seal võib olla mingid aruandlust, eks ju, mingisugust rohepöörde või keskkonnanõuetega seotud asja, aga planeeringud osutusid siis nagu võib-olla kõige olulisemaks. Aruandlus, andmete esitamine ja see plokk sai arvuliselt võib-olla vähemalt tööandjate listis kõige rohkem sisendit. Ja sellest võime eraldi rääkida, kui korraks planeeringutest rääkida, mis on planeeringutega probleem. Et tegelikult planeeringud, ükskõik mida me tahame teha, investeerida, arendada, midagi uut luua, see sisuliselt tähendab planeeringut. Ja planeeringutes on üks asi on seadus, mis on ebamõistlik, seal on liiga palju instantse, liiga palju nõudeid, ütleme, kui üldplaneering on olemas, sa pead tegema ikka detailplaneeringu ja nii edasi, et seal on palju detaile, aga meil on palju kommentaare seaduse suhtes, mida võiks teha palju lihtsamalt. Ja teine asi on see, et me oleme seadusega loonud sellise monstrumi, mida ei suudeta ära käsitleda, et selle seaduse rakendajad, kes on põhiliselt kohalikud omavalitsused, meil Eestis süsteemselt rikuvad seadust. Ehk tähtajad, mis on seadusega ette antud, ei kehti ja see ei ole mitte natukene, vaid see on nagu niimoodi, et meil siin mõned planeeringud on veninud 10 aastat ja rohkemgi, mida ükski seadus tegelikult ette ei näe. Ja tegelikult me ettepanek on see, et mitte lihtsalt lõpetada seaduse rikkumine, vaid ka veel neid menetlustähtaegu oluliselt lühendada. Ja kui me täna võtame, võtame kortermaja arenduse, kui ettevõtja ostab kinnistu kuskil üsna olulises kohas, maksab sinna palju raha selle eest ja nüüd detailplaneeringu tegemine selle hetken, kui ta saab ehitusloa, saab ehitama hakata, võtab 10 aastat, siis on arvestatud, et see korterinnale paneb sinna 20% juurde, sest kapitalikulu ja kõik, et sa seda nii kaua hoiad, et see kulu jõuab igal juhul ühiskonda tagasi. Et see on tegelikult nagu ühiskonna probleem, mitte ainult arendaja probleem, et see teeb protsessi lihtsalt väga palju kallimaks. Kui ma nende planeeringute peale mõtlen, siis võib ju tunduda niimoodi, et see on pigem nende ettevõtjate probleem, kes teevad sellist nagu kinnisvaraarendust, mis on selline väga sirgjooneline, lihtne, lineaarne tegevus, mis on alati nagu ühiskonnas olnud, aga nende ettevõtjate mured, kes tahaksid mingit võib-olla täiesti uut asja teha, aga nad ei tee seda sellepärast, et mingisugused nõuded või regulatsioonid või kohustused ei võimalda seda. Kas need ka kuidagi võiksid siia ettepanekute hulka jõuda ja mingi muutmiseni ja mingi tulemuseni? Absoluutselt, me räägime kõikidest planeeringutest. Uue tootmisüksuse rajamine, ma ei tea, mingi taristu rajamine, keskkonnamõjude hindamised, see on kogu see planeeringute kompleks ja see, kui tõesti tundub, et see on mingi kvartali elamu, kvartali arendus, see on üks osa sellest, aga
mitte kõik, et me ikkagi räägime planeeringutest, iga uus investeering, iga uus tootmisüksuse rajamine, taristu, kõik asjad võrdub kohe planeering ja meil nii palju väga häid asju ja mõtteid seisab Eestis planeeringute venimise taga. Aga tulles nüüd selle aruandluse juurde, mis te ütlesite, et moodustas nagu suurema osa nendest teieni jõudnud ettepanekutest ja kui ma loen tegelikult neid siis üksikettepanekuid siit nimekirjast, ausalt öeldes ma soovitan kõigil minna vaadata. See on hämmastav loetelu asjadest, mida ettevõtjad on ise omal algatusel nagu välja toonud, kui riigipoolsed nõuded, piirangud, aruanded, kohustused. Siin loed ja imestad, kas tõesti selline asi on ka olemas ja näed, ilmselt on olemas, kuna muidu inimene ju ei tuleks kirjutama, et lõpetage see ära. Ja enamus neist on aruandlusega seotud. Et mis selle aruandlusega siis, kui üldistada, et mis see põhiline asi, mida tegema peaks oleks, nende teie ettepanekute põhjal? Jah, et siin on lihtsalt sellised huvitavad asjad nagu Kotkas, TAT, TA, STAT, Ecomar ja edasi, need on sellised asjad, mida asjaosalised kõik hästi teavad ja need on erinevad riigi nagu andmesüsteemid, mis tihtipeale omavahel väga hästi ei suhtle. Ja seda nii-öelda IT-võlga siis kompenseeritakse ettevõtjate tööajaga ja tõesti, ütleme, rekordid on see, et mõndasid andmeid tuleb 3, isegi kohati rohkem korda nagu sisestada ja tegelikult need on andmed, mis on riigil juba kuskilt olemas. Ehk kui me võtame, et ma ei tea, puudutatud ettevõtteid on 20 000 Eestis ja iga ettevõte paneb sinna lisa 10 tundi aastas, oletame lihtsalt sellised numbrid, et see mõju on meeletu, et kui palju selle peale aega läheb. Ja peale selle, riik peab kõike need andmed veel töötlema, et keegi kuskil teises otsas ju tegeleb sellega. Ja meil see aruandluse plokk on võib-olla, me oleme otsustanud võtta see süsteemsemalt ette, et natukene ka riigil avada seda probleemi olemust ja me töörühmas otsustasime, et Taavi Kotka seda initsiatiivi meie poolt nagu veab. Ta võtab need ettepanekud kõik ette ja teeb ilmselt ka ühe sellise ad hoc kohtumise siin mais ja me täpsustame seda ettepanekut ja ma imestaks, kui siit tuleb ettevõtjate ettepanek riigil investeerida mingi IT-võla järgi aitamisse, sellepärast et selle ühiskondlik nii-öelda tasuvus on nii suur. Aga võib-olla ei peaks seda aruandlust lihtsalt sellises mahus koguma üldse? See on teine asi. See on nüüd teine asi ja siin on ka ettepanekuid väga palju. Et üks on see aruandluse maht ja teine on aruandluse nii-öelda tehniline teostamine. Mõlemad on laual tegelikult. Nii et see on õige, et nad on mõlemad olulised. No siin on loetletud veel regulatsioonid ja nõuded. See on hästi arusaadav, et järjest on võetud üle kõikvõimalikku Euroopa Liidu kuidas siis öelda, regulatsiooni, määruseid, direktiive, keeratud siin kohati Eestis veel vinti peale, millest on ju nüüd ka poliitikud tegelikult rääkima hakanud. Et kas me saame neid asju ka tagasi keerata? Et minul ajakirjanikuna on selline kogemus, et kui küsida mingisuguse täiesti absurdse regulatsiooni kohta, mis on Eestis ilma olulise aruteluta üle võetud, kuskil seal, ma ei tea, 2019. või 2021. aastal, siis nii poliitikud kui ametnikud ütlevad nagu ühest suust, et enam pole midagi teha. Nüüd see on niimoodi. Kindlasti saab teha, kui tahet on ja siin on ka mitmeid regulatsioone, kus tegelikult on ka mindud üsna spetsiifiliseks, et siin on näiteks pakendijäätmete valdkonnas on päris palju konkreetseid ettepanekuid ja nii edasi, aga meil on plaanis ka selleks üks ettepanek, mida nüüd tööandjad esitasid nii-öelda sellise ettevaatava direktiivi ülevõtmisena, mis on siis palga läbipaistvuse direktiiv, on tulemas meil nagu juurutamisse. Ja mis see direktiiv on, mis see direktiivi mõte on, seda me teame, aga nüüd väga palju sellest, kui palju see lisa bürokraatlikku koormust ettevõtetel paneb, sõltub sellest, kuidas üle võtta ja kuidas aruandlus korraldada, et ideaalis võiks see rakendada nii ära, et riik saab kõik andmed, mida see direktiiv ette näeb kätte olemasolevatest aruannetest ja lisa nii-öelda raporteerimiskohustust ei teki, aga hullemal juhul see võib minna nii, et suuremad ettevõtted peavad võtma lisainimesed kogu see maht ära teha, nii et me tahame siin nagu olla juba nii-öelda joos kaasas ja teha ühe sellise case'i siis koos ametnikega läbi, et võtta üle ta mõistlikult. Kui palju nendest teie käest läbi käinud või teie jõudnud ettepanekutest on seotud üldiselt selle rohepöördega, kõikvõimalike energeetika ja kliimateemaliste reeglite, käskude ja nõuetega? Kõige suurem ja meeli erutavam pakett on loomulikult kestlikkusaruandlus, ja sellega on nii,
et halb uudis on see, et see enamasti on tulnud Euroopast, aga hea uudis on see, et Euroopa on siin liikunud kiiremini kui Eesti ehk Tööandjate Liit siis läbi Business Europe'i tegi uuele komisjonile detsembris ettepanekud, just 60 konkreetset ettepanekut, millest suur osa oli kestlikkusaruandlusega seotud ja komisjon on võtnud selle töölauale ja tegelikult umbes 80% on täna töös ja esimesed otsust on tehtud, et just väiksemate ettevõtete kestlikkusaruandluskohustus on kohati edasi lükatud, kohati seda üritatakse täiesti teha vabatahtlikuks, et mitte seda üldse rakendada. Seal on ka Euroopas oma protseduur, nad peavad parlamendist läbi saama nii edasi, aga me loodame, et tuleb Euroopast veel Omnibus 2 ja Omnibus 3 sellel aastal, et aasta lõpuni tuleb veel 2 paketti, millega bürokraatiat Euroopa tasandil vähendatakse, seal on suur osa just siis rohepöördega seonduval bürokraatial. Nii et teie ütlete praegu, et teie kogemuse järgi Euroopa Komisjon, Euroopa Liit liigub oluliselt tempokamalt just rohepöörde ja aruandlusega seotud kohustuste vähendamise suunas, kui Eesti siin kohapeal üldse teebki? Jah, fakt on ka see, et see paljuski tuleb Euroopast, et selles mõttes see efektiivne vähendamine peabki Euroopast tulema, aga see tempo on muljet avaldav, millega nad liiguvad praegu. Kas kuskil nende ettepanekute seas on ka näiteks sama kvoodikaubanduse süsteem ETS või ETS 2? Jah, sellest on päris palju juttu, seal on erinevaid asju, seal on ka näiteks see nimetatud CBAM või siis süsiniku lekke piiriülene meede, mis on tekitanud väga palju segadust, tooks kaasa ka väga palju bürokraatiat ka Eestis. Praegult esimene ettepanek on teda edasi lükata rakendumist, sest tegelikult ta peaks juba olema rakendunud, aga ta ei ole kuskil tegelikult rakendunud, ongi sinna maa ja taeva vahel. ETS 2 on tõsi, ehk see siis süsiniku kaubanduse nüüd teine voor on see, mis on tekitanud ka Eestis väga palju segadust ja mille rakendamises Eesti on minu teada isegi ametliku positsiooni võtnud, et see edasi lükata. Et need asjad on kõik töös aga ütleme, et siin öelda, et saaks linnukesi panna veel ei ole. Mitu korda olete siin öelnud, et mingi asi on kavas edasi lükata, et kui mingi asi on kavas edasi lükata, sellelikult mingil hetkel ta ikkagi tuleb, rakendub mingi täiendav maks, mingi täiendav kohustus, aga miks ei võiks teha ettepaneku need asjad lihtsalt ära jätta? Ja, et see on, eriti Euroopa asjades on see, et edasi lükkan protseduurist on lihtsam kui tühistamine, ja kuna seal taga on ikkagi Euroopa Parlament, mis on nagu läbilõige Euroopa ühiskonnast, ja ma soovitan vaadata mõningaid tulihingelisi parlamendi liikmed, kes kaitsevad bürokraatiat, arvavad, et bürokraatia päästab maailma, et seal on kõik esindatud, nii et tehniliselt üks asi on Euroopa Komisjon, on veel ülemkogu ja parlament, et vahest on lihtsalt kiirem on edasi lükata või peatada täitmine selleks, et siis teha järgmised sammud. Kui lootusrikas te olete, et need ettepanekud nüüd ka valitsuse otsusteni jõuavad, et täna juhuslikult mulle meenus, et valitsuse tegevuse aluseks olevas koalitsioonileppes on punkt ametnike arvu 20%-lise vähendamise kohta ja seal on väga palju juttu selles koalitsioonileppes ka bürokraatia vähendamisest ja regulatsioonide vähendamisest. Ja siis samal ajal täna hommikul tuli uudis, et Eesti riigis on nüüd uus ametnik, kelleks on riigiarhitekt. Ausalt lugesin seda teadet ja mina ei saanud aru, miks selline ametnik, miks selline ametikoht üldse vajalik on. Lisaks sellele, et üks inimene saab endale mingisuguse silmatorkava tiitli, et seal on väike vastuolu, et kui lootusrikas te olete, et tegelikult jõuab see teie töö mingisuguse reaalelulise tulemuseni. Jah, ma arvan, et seda ettevõtjate lootust peegeldab see ettepanekute hulk, et kui lootust ei oleks, siis ei oleks ju keegi oma aega sinna panustanud, et tõesti, ma arvan, et see sense of urgency on jõudnud ka nii Eesti valitsuse kui Euroopa Komisjoni tasandile, et selle kõige alus on ju meie mahajäämus, meie majanduse arengus, Euroopas, Eestis, et kui me vaatame Ameerika majanduse kasvunurka viimased, 15-20 aastat ja Eesti majanduse käekäiku või Euroopa majanduse käekäiku, nad on väga erineva tõusunurgaga. Ja see on selle asja ju käivitav jõud, et me peame looma majanduskeskkonna ja andma võimaluse, et majandus saaks hakata kasvama ja konkureerida ikkagi nii Ameerika majandusega kui ka Hiina majandusega. Et see on ju see, mis on pannud kõik asjaosalised tegutsema. Aga teisalt tõsi, et esimesel selle nõukoja kohtumisel me seal omavahel lepsime kokku, et kui 6 kuuga midagi pole juhtunud, siis lähme laiali, et ei ole mõtet aega raisata, et me tahame näha ka tulemusi ja me oleme vähemalt Tööandjate Liiduna öelnud oma liikmetele, et me hakkame jooksvalt
näitama siis progressi, et mis on tulem, millised ettepanekud on võetud töösse, mis nendega on saanud, et ühesõnaga see läbipaistvus ja nii-öelda tagasi peegeldamine annab ka selle, et kõik, kes siis oma ettepanekud esitanud, saavad seal teavet ja saavad olla jätkuvalt nõudlikud, et midagi ka päriselt juhtuks. Kõrvalt on päris paljud inimesed, kes poliitikaga kokku puutunud on öelnud, et see näeb välja nagu selline väga hästi välja mõeldud valimiskampaania osa peaministri ja riigisekretäri teda toetava jõuna poolt siis, et paneme ettevõtjad tegema mingit tegevust, mis näeb ettevõtjatele endale oluline, avalikkusele pigem positiivne, populaarne, oleme selles paistes niimoodi kuni oktoobri kuuni, millal kohalikud valimised toimuvad ja siis on tegelikult juba kõik unustatud. Ma arvan, et kui seda seltskonda vaadates tegemist on väga kogenud inimestega, me ei lase ennast ära kasutada, et seda ma julgen lubada aga samas, kui me nagu üldse kedagi siin ilmas ei usalda ja nii-öelda üksteist ei toeta, see ei juhtu kindlasti mitte midagi, nii et seal vahel me toimetame ja mul tegelikult täna ei ole põhjust nagu arvata, et see soov on teiseldud, et midagi nüüd päriselt ära teha, et meie majanduskeskkond paremaks saaks. Järgmine nädal peaksid nüüd jõudma esimesed ettepanekud siis valitsusele otsuste tegemiseks, saame õigesti aru? Esimesed ettepanekud läksid esmaspäevasel nõukogu kohtumisel ja minu teada 8. mail peaks olema siis kabinetiistung, majanduskabinetiistung, kus seda pakki arutatakse. See on siis see nagu esimene indikatsioon, kus peaks aru saama, et kui tõsiselt valitsus seda ettevõtjate kaasamist ja bürokraatia vähendamist võtab. Põhimõtteliselt küll, jah. Tänan teid ja mina saatejuht Anvar Samost saan öelda vaid seda, et järgmine Otse uudistemajast on eetris järgmisel kolmapäeval, siis juba uue saatejuhi ja uue külalisega. Seniks kõike head!